Maarjo, palun. Tänan ja hea meel on näha, et meid nii palju siia kogunenud on, sest projekt on tõesti huvitav ja nagu Raivo ilusti ka ütles, siis tegelikult kasu ei ole mitte ainult elektrivaldkonnas, vaid on valdkondade ülene, sealhulgas teedeehituses ja loomulikult kõik see investeering, suur investeering mõjub meie majandusse laiemalt. Aga täna tehnilise osa pealt ma väga palju ei räägi, see kontseptsioon sai minu arust selle videoga päris hästi kaetud, et ma ei hakka sellele rohkem aega pühendama. Küll aga ma annaks teile hea meelega ülevaate meie tegevustest, mis on meil tehtud, mis on tegemisel ja mis on veel ees. Ja siis võib-olla prooviks selgitada, miks me nii entusiastlikud oleme ja miks me usume, et see projekt tegelikult vajalik on. Nii et kui teile see sobib, siis ma alustaksin. Kõigepealt me teame, et see projekti idee on juba vähemalt 40 aastat vana, aga konkreetse projekti siis sünnilugu loetakse siis alguseks 2009. aastat. Ja see oli siis aeg, kui kliimaprobleemid võib-olla tulid rohkem pilti, teisest küljest ida pool Euroopas elavad inimesed teadsid, et kolmandatest riikidest tulevale kütusele ei ole võib-olla mõistlik enda energiajulgeolekut rajada. Ja siis alustati selle mõtte nagu nii-öelda üles soendamisega. Alustati dialoog Euroopa Liiduga, kes siis pika kaalumise järel kaalus projekti kasusid ja kulusid, kaalus selle mõju üle Euroopa ja leidis siis lõpuks, et projekt väärib kandmaks siis sellisesse nimistusse, mida nimetatakse strateegiliste ühishuvide projektide nimekirja. Et edaspidi ma nimetan seda lühidalt PCI, et lihtsalt teile anda aimu, mis selle PCI projekti mastaap peab olema, siis tuttavamatest projektidest me võime rääkida Estlinkidest näiteks, desünkroniseerimine Venemaast, ehk siis selle projekti mastaap peab olema suur, mõju peab olema laiem ja mis kõige olulisem, see baaskriteerium on see, et kasud peavad ületama selle projekti kulusid. Ja see staatus ei ole muidugi igipõline, see tähendab seda, et iga 2 aasta tagant valideeritakse kasud ja kulud uuesti üle ja alates 2013. aastast siis kuni tänapäevani või tänaseni on meil siis neid kasusid iga 2 aasta tagant valideeritud ja mida rohkem see teadmine, et kolmandatest riikidest tulevale gaasile ei saa enda energiajulgeolekut rajada, lääneriikidesse jõuab, seda kõrgemaks ka meie kasusi hinnatakse, mis on ka tegelikult ju loogiline. Ja peale seda, kui meid siis ühishuviprojektide nimekirja lisati, peale seda siis järgnes umbes 10 kestev loastamisprotsess, valiti välja sobiv asukoht, hinnati keskkonnamõjud, tehti palju erinevaid analüüse ja see kulmineerus siis 2022. aasta jõulukingitusena siis ehitusloaga. Ja peale seda, kui me saime ehitusloa, oleme me tegelenud võib-olla tehniliste täpsustustega, komplekteerinud meeskonna selliselt, et meil oleks rahvusvaheline kogemus, kes oleks seda vesisalvestit ka varem ehitanud, et me saaksime selle asjaga kvaliteetselt valmis ehitada. Ja kui kõik nüüd hästi läheb, siis paari aasta pärast on meil ligipääs olemas sellisele kivile, kui keegi tahab, tuleb, võtab mul nööbist kinni, ma annan katsuda ka. See kivi on siis selline materjal, mis võimaldab meil ehitada Tallinna Tehnikaülikooli ülikooli analüüside alusel 2,5 korda kestvamaid teid, mis loomulikult tähendab, et meil läheb vähem raha remonti, väheneb remondivõlg ja nii edasi. Ja kui me siis veel edasi seda välja kaevame, siis 2030. aastate alguseks on meil olemas suur salvesti, mis suudab salvestada 500 megavatti ja anda seda välja järjest 12 tundi. Aga me ei tahaks seal peatuda, kuna meil salvestusmahu kasvatamine, ehk siis see tundide arv, kui pikalt me seda salvestust suudame välja anda, on suhteliselt lihtne kasvatada, siis me 30. lõpuks sihime juba 30 tundi. Ehk siis me suudame 30. aastate lõpus salvestada 500 megavatti ja anda seda välja 30 tundi järjest. Ehk siis lühidalt, projekt on strateegiline, projekti kasud ületavad kulusid, seda on korduvalt valideeritud, tehtud hulk majandusanalüüse, keskkonnaanalüüse, asi on loastatud suuri investeeringuga on tegemist ja tegelikult lisaks siis Euroopa Liidule on seda projekti tähele pannud ka erinevad analüüsimajad, kes siis koostavad energiaprognoose, ehk siis proovivad prognoosida, milline elektri hind on 30., 40. ja nii edasi aastal ja kõigis nendes analüüsimajade mudelite baasstsenaariumites on energiasalv juba sees. Mis tähendab seda, et kõik taastuvenergia arendajad, kes on pangast laenu saanud, on juba arvestanud tegelikult energiasalve tulekuga. Seda siis ajakavast. Aga miks me näeme, et see pikaajaline salvestus või üleüldse salvestus vajalik on? Et jällegi kerge ekskurss minevikku,
kunagi varasemal ajal, kui ütleme taastuvenergiast või nii-öelda ilmastikust sõltuvast taastuvenergiast oli vähem juttu, siis olid olemas süsteemis baasjaamad. Baasjaamad on näiteks tuumajaamad, mis siis tegelikult ei taha väga sisse-välja lülitamist ega üles-alla reguleerimist, nendel oleks mõistlik stabiilne koormus ja loomulikult ta on suhteliselt kallis ehitada ja kuna ta annab välja suhteliselt odavat toodangut, siis see tähendab seda, et tegelikult ei ole ka majanduslikult mõistlik teda välja lülitada vahepeal. Aga kuna tarbimine on selline, et inimene on ärkvel, siis tarbib energiat rohkem ja kui inimene magab, siis on seda vähem vaja, siis see tähendab seda, et tarbimine käib üles-alla ja selleks, et siis baasjaama vajadust või võimekust maksimaalselt ära kasutada, siis kasutati tegelikult salvesteid. Et esimene vesisalvesti süsteemis töötab juba üle 100 aasta Šveitsis näiteks. Nii et öösel, kui baasjaamal oli rohkem võimsust, kui tarbimist oli, laeti see salvesti täis, baasjaam töötas maksimumvõimsusel ja päeval, kui jällegi baasjaama võimsusest puudu tuli, anti see süsteemi tagasi, et tarbimine ära katta. See oli selline ajalooline käsitlus salvestil. Seeläbi siis vähenes vajadus ehitada nii-öelda tipujaamas, ehk siis kõige külmemaks perioodiks talvel ei olnud vaja meil ehitada seda võimsust valmis, sest see vajadus kaeti salvestiga ja teisest küljest, kuna baasjaamast tuli puhtam või soodsam elekter, siis meie energiaportfell tervikuna muutus soodsamaks. Ja loomulikult, kui baasjaama kõrval oli vaja midagi kütust osta, et jällegi tipujaamast seda päevast tarbimist katta, siis see vajadus ka vähenes. Nüüd tänapäeval me räägime üha rohkem puhta energia kontekstis siis taastuvenergiast ja kui me räägime Eestist, siis arvestades meie kliimavöödet, siis tõenäoliselt, kuna me talvel tahame ka elektrit, siis me peame ikkagi arvestama tuulega enda peamise potentsiaalse taastuvenergia allikana. Ja kui me nüüd vaatame seda tuuletootmisprofiili, analüüsime mingisugused viimased kliimaaastad, 20-30 kliimaaastad, siis me näeme, et tuul on hoopiski volatiilsem kui tarbimine. Kusjuures tuleb tähele panna seda, et tuule sagedus on laiem kui tarbimise sagedus ja kui me vaatame seda niimoodi erinevate aastate lõikes modelleerime, siis me näeme, et tuule kõrvale tegelikult oleks niisugune sobilik salvesti umbes 30-tunnise salvestusmahuga. Ja sellega me loomulikult suudame jälle selle sama efekti saavutada, ehk me suudame nihutada soodsamat ja puhtamat energiat sellele tunnile, kus meil muidu oleks importkütustest vaja energiat toota ja vähendame tegelikult ka tipujaamade vajadust. Ehk siis see on põhjus, miks me usume, et pikaajalist salvestust on vaja, miks me ei peatu 12 tunnil ja liigume edasi 30 tunnile. Nüüd, kui mõelda, mis see salvesti siis teha suudab, siis selle salvesti erinevate mudelite niisugune keskmine võib öelda, et me suudame salvestada 1,2 teravatt-tundi elektrienergiat. Mis see 1,2 teravatt-tundi siis reaalselt tähendab? Lihtsalt, et seda mastaapi anda, see on umbes 10% Eesti aastasest tarbimisest. See on umbes selline kogus energiat, mida Eestis eelmisel aastal kõik püstitatud tuulikud tootsid. Kui me tahaksime seda elektrit 1,2 teravatt-tundi tooda gaasist, siis me peaksime importima gaasi ja CO2 kvooti 130 miljoni euro eest igal aastal. See raha liiguks Eestist välja ja tõenäoliselt kuhugi kolmandate riikide kontodele. Ja kui me räägime, et okei, aga me teeme seda hoopis Eestis puhtast kütusest, näiteks biogaasist, siis meil jääb 3 korda ressurssi puudu, et seda biogaasist toota seda 1,2 teravatt-tundi. Ja teine huvitav aspekt, mis meil silma jäi, on see, et nende strateegilise ühishuviprojektide kaardistamise raames või järjekordse analüüsi raames tuldi välja sellise hinnanguga, et energiasalv panustab varustuskindlusesse 2 stsenaariumis 3 rohkem kui Estlink 3. Mis tekitas meil huvi ja küsimuse, kas tõesti mujal maailmas saab salvestiga ka juhitavate jaamade vajadust asendada. Ja tõepoolest, kui me vaatame riike, kes nii-öelda panevad erinevad tehnoloogiad, tootmissalvestus ja nii edasi tehnoloogiad, siis ühele mõõtkavale ja seda hindavad siis ümberhindamisteguriga või hindamisteguriga, kui palju siis sellest konkreetsest tootmisliigist siis süsteemile tervikuna kasu on, sealhulgas siis paindlikkus, reageerimisvõimekus ja nii edasi, siis Ühendkuningriikide ja Poola näitel, aga ka teiste riikide näitel võib öelda, et suuremahuline salvesti on kindlasti seal poodiumil ja valdavalt on ta ka isegi kõige kõrgemalt hinnatud tehnoloogia. Kõrgemalt kui mis tahes muu, olgu see siis tuule, tuuma, gaasi või mis iganes elektrijaam. Nii et see oli meie jaoks huvitav. Ja nüüd, kui me seda argumenti oleme siis erinevate osapooltega nagu rääkinud ja seda tutvustanud, siis on öeldud, aga Eesti on natukene teine, et Eesti on niisugune energia poolsaar ja meil tekib saartalitlus ja kõik niisugune muu jutt. Siis seda tegelikult olukorda on ka Eesti kontekstis väga hästi hinnatud, et Rohetiiger, kes siis ühendab 80 erinevat organisatsiooni, on siis analüüsinud seda asja ja mitte see ei ole mingisugune, see on tõesti põhjalikult analüüsitud tunnipõhilised mudelid kõige keerulisemal kliimaaastal ja on leidnud, et salvestuse abil tõepoolest on võimalik 600 megavatti
megavatti vähendada juhitava jaama vajadust. Aga kui me seda suudame teha, siis tähendab seda, et me ei pea tegelikult ehitama 2 paralleelset süsteemi, ühte tuulise ilma jaoks ja teist tuulevaikse. Salvesti võtab see kulu sealt osalt maha. Nii, ehk siis see on see, miks me näeme, et seda asja vaja on. Ja kui me nüüd räägime, et miks salvestust on vaja, aga kui nüüd rääkida, miks me just vesisalvestisse usume, siis minu jaoks siin on nagu 3 põhitugevust. Esiteks, maksumus. Kui me räägime salvestusmahu ühiku kohta, siis meie peamisest konkurendist ehk siis akutehnoloogiast oleme me 3 korda odavamad. Kui me räägime elueast, siis vesisalvesti, nagu ma räägin, töötab 100 aastat juba viimases süsteemis. Aku puhul räägitakse 10, 15, võib-olla mõni räägib ka 20 julgem. Minu telefonil ei ole ükski aku nii kaua vastu pidada, võib-olla siis tehnilised akunud peavad, aga igal juhul vähemalt 5 korda pikem eluiga. Ja loomulikult jällegi energiajulgeolek, sõltuvus, millistest materjalidest see asi koosneb, selle asemel, et importida Hiinast liitiumi ja kuskilt koobaltit, toome meie maa sest välja jällegi selle kivi ja ehitame endale kestvamad teed. Aga mis on akude eelis, on lühike ehitusperiood. Tellid Hiinast, paneb püsti ja ühendad võrku, eks ju. Nüüd, kui me vaataksime seda asja niimoodi turukorralduse vaates, siis tarbijal igal juhul oleks mõistlik osta 3 korda soodsam asi, mis kestab 5 korda kauem ja ei sõltu mingitest kolmandatest riikidest, ehk siis niisuguse tavalise turukorralduse puhul kaaluksid minu hinnangul need vesisalvesti plussid igal juhul pikalt konkurentide tehnoloogia üle. Aga nüüd, kui me vaatame seda asja siis tänases turukorralduses, mis on siis loodud mitte uute jaamade tekitamiseks, vaid olemasolevate jaamade kõige mõistlikumaks opereerimiseks, siis seal saad hinnakindluse 1 päev ette. Kui sa lähed panka, ütled, et mul on 1 päev ette hinnakindlus, ma tahan ehitada vara, mis kestab järgmised 100 aastat ja saab 5 aasta pärast valmis, siis ta ütleb, kahjuks see ei ole piisav pant. Ja see on ka põhjus, miks meil on elektri hind ebastabiilne, miks meil elektri hind on kõrge ja selle põhjuse tagajärg on tegelikult see, et meil ei ole süsteemis piisavalt uusi tootmisvõimsusi, mis oleksid võimelised tootma soodsat elektrit. Ja see ei ole ainult vesisalvesti probleem, see kehtib samamoodi tuumajaamale, gaasijaamale ja mis iganes pikale investeeringule. Nii et see on see põhjus, mida tegelikult tuleks nüüd sättida, sest vastasel korral me seome kõige parematel tehnoloogiatel 2 käed selja taha ja palume neil boksima asuda, suhteliselt keeruline on seda teha. Me oleme pöördunud siis Kliimaministeeriumi poole öeldud, siduge meil kas või 1 raundiks käsi lahti ja see asi on tehtav. Ministeerium saab aru, tõepoolest see oleks rahvale vajalik, aga need kasud on vaja ära tõestada. Ja selleks, et need kasud ära tõestada, oleks vaja seda siis piisavalt tunnustatud, sertifitseeritud audiitori poolt teha ja selleks me oleme siis palunud KPMG-l endi kasud ära hinnata ja ma väga huviga ootan, milleni nad siis nüüd lõpuks jõudnud on seda järgmist ettekannet. See on minu poolt kõik, aitäh teile! Aitäh, Marju! Küsimused pärast, nagu me rääkisime.